Tere hommikust, meil on täna teine kohtumine selles sarjas NLP massaažis ja tänase teema on poole viigu tagasiside on olemas. Mis on NLP? Neurolingvistiline programmeerimine, see on psühholoogia ja väga tihti sellest mõtlevad, et see on mingisugune nagu manipulatsioon või mingisugused kavalad trikid. Tegelikult ei, see on lihtsalt võimalused, kuidas saab iseennast paremini aru saada ja läbi seda ennast muuta, kui on vajadusel. Ja kuna klientidega me nägime, et vahest meil ei ole täiesti piisab sellest ajast, kui me kohtume, tahaks veel rohkem rääkida ja sa tead, et ma töötan targade inimestega ja targad inimesed alati leiavad, millest rääkida. Ja ma mõtlesin, see inspireeris mind nagu meie seanssides nagu kokku võtta kõik need teemad, kuidagi need pakkida kokku ja tuua eraldi sellise nagu sarjaga lektsioonidega, et kokku panna kõik need teemad, millest me räägime. Ja me võime massaaži ajal rääkida kõikidest teemadest, et alates, ma ei tea, kassidest lõpetades kosmosest. Ja sõltub, kellega ma suhtlen ja kõik need teemad on huvitavad, aga kõik need teemad, nad baseeruvad mingisuguse nagu sama aluse peale. Ja kõik need põhiseadused või alused, mille peal on ehitatud kõik meie teemad, on täna siin selle sarja osa. Sest kui me suhtleme, meie ei suhtle üksteisega niisama. Meie vahetume meie uskused, meie vendumused ja meie kogemus. Ja läbi seda, kas meil on sarnane kogemus ja kokkuvõtted või on erinev sellest, me tunneme, et kas see on minu inimene, oma inimene või vastupidi, mingi loll, et mis sa arvad, et ta lihtsalt arvab teistmoodi, mitte nii nagu mina arvan ja ei ole midagi sellest halba. Ja vabandust, haige. Ja tänane teema on ma võtsin, et natukene arutada, kuidas see näeb välja massaažis, sest nagu ma ütlesin, et me räägime, ma ei tea, kassidest kosmoseni, aga kõik need teemad, nad baseeruvad nagu kõik need teemad saab struktureerida ja nad kõik nagu baseeruvad sama nagu põhimõtete peale või teadmised on erinevad, aga kõik need teemad, mis nagu struktureerib iga teema, need on baas ja see baas me täna sinuga vaatame ja üks nendest reeglitest viigu poole tagasiside on olemas. Ja kui me vaatame, mis tähendab, et ei ole viigu tagasiside on olemas, see on kõik sõltub sellest, mida me räägime iseendaga, endaga dialoogis, iseendaga. Näiteks kui juhtus mingi olukord, milleks me ei olnud valmis, väga palju sõltub sellest, kuidas ma suhtun sellesse teemasse. Kas ma solvun, nutan, karjun või olen vaid või ma küsin, et mis see teema või mis see olukord tõi mulle, mida ta õpetab, kuidas ma saan teistmoodi järgmine kord käituda ja mida tunneb minu keha, millega keha räägib minuga, kas mul on valus, mul on hea, mul on mõnus või mul on vastik olla. Kõik see meie keha signaalid ja kõik see on lihtsalt tagasiside. Ja vastavalt sellele, milline tagasiside me saame juba vaadata, kas see tagasiside aitab mind jõuda oma eesmärgini või vastupidi, see pidurdab. Kujuta ette, sa võtsid suunda lennata. Aga mõned hirmud on ja kui sa võtsid juba jooksuga, et sa oled valmis joosta ja lennata,
sa tee peal hakkad viskama ankurid, tee peal kogu aeg ankurid, siis sa ei jõua isegi tõusta lendu, et need ankurid lihtsalt ei luba sulle seda teha. Ja täpselt sama meie elus olukorrad, kui ei ole vahet, mis on juhtunud, muidugi on vahe, aga vaatamata sellele, mis on juhtunud, vaadata, mida sellest saab endale kasu, kas see toob mind eesmärgini või vastupidi pidurdab ja kasutada seda endale kasuks. Ma teen nagu alati oma konspektidega, et ma valmistasin meie kohtumiseks ja ma üritan täna teha väga lühike kohtumine, et ei ole nii kerge rääkida praegu, aga kõige tähtsamad mõtted ma tahan ikkagi jagada, sest need on sellised terad, mida ma tõin meie seanssidest välja. Ja sa teed, et ma töötan õnnelikult, tarkade ja tervete inimestega ja need terad, mida ma võtan meie seanssidest, mingid kokkuvõtted, inspiratsioonid, mingid uued ideed, tahaks jagada ja meil on väga tihti juhtub tere, Lauri, Tiina. Ja meil vahest juhtub nii, et meil lihtsalt ei ole piisav aega, et tahaks veel rääkida, aga aeg ei luba, et juba järgmine inimene tuleb. Ja siis ma võtsin kõik need teemad, struktureerisin neid ja siis täna, nagu ma lubasin, et vaatame koos need NLP teadmised, neurolingvistilised programmeerimine, massaažis, kuidas see toimib ja kuidas seda saab nagu enda kasuks võtta. Ma räägin sellest teemast lastega nende keeles, täiskasvanutega nende keeles, aga nagu ma ütlesin, et mul on targad inimesed, kliendid ja alati on väga huvitav rääkida ja midagi uus enda jaoks avastada ja inspireerida teisi ka midagi leiutada, et kui massaaž või meie kohtumine lõpeb, et inimene peale kohtumist tunneb ennast hästi, tunneb nii, et tahaks terve maailma kohe ruttu armastada, mitte vastupidi, et tunda ennast kuidagi nagu väga halb ja ei tahaks üldse elada. Et isegi vaatamata sellele, mis teema me puudutame, sest vahest meil on rasked teemad ja massaaži ajal või seansi ajal vahest on väga rasked teemad ja isegi peale neid inimesed pärast kirjutavad, et mul on nii hea. See oli kõige parim kogemus minu elus, mida ma sain ja sain lõpuks täna hästi magada ja sain välja puhata. Ja see on kõige suurem minu jaoks, kõige suurem, kõige tähtsam tagasiside, et peale meie kohtumist me saime seda tuju tõsta, mitte vastupidi alla suruda, et elus on piisavalt igasuguseid olukorrad, et mis saab nagu meid väga nagu madalale tasemele viia. Nii, asjade juurde. Ma piilun oma konspekti. See teema, et ei ole vigu, on olemas tagasiside. Näiteks meie kehas on mõned kohad, mis on kinnised. Ja see on meie keha, meie tervise signaal. Need signaalid, nad tulevad ainult kahe võimalustega. Üks on see, et on valus. Kui ma puudutan või ma töötan kehaga, on valus. Teine on see, et on kõdi. Aga mõlemad räägivad sellest, et kehas on mingi pinge ja kehas on midagi, millega tuleb tööd teha. Ja jälle ei ole vigu, see on tagasiside, ehk keha annab tagasiside, et kas või tuleb oma elurutiini natukene muuta, et kas tuleb, ma ei tea, sirgelt istuda, mitte nagu kummardada laua ees, või tuleb natukene elustiili üle vaadata, kas või alustada sellest, et lihtsalt jälgida, mida ma teen. Vahest minu juurde tulevad inimesed täiesti terved, noored, ilusad, aga kuidagi siin on kõik mustad, et natukene nagu viltu nende keha.
kuid ei ole skolioosi, ei ole midagi, aga lihtsalt selline nagu kehakuju kuidagi nagu viltu läinud ja kui me räägime, arutame, et keha räägib, keha on väga aus ja näitab seda kõike. Ja millest, kui ma näen, et midagi on viltu, ma räägin sellest inimestega, et kõigepealt ma küsin, et kas ma võin rääkida seda kõike, mis ma näen, et vahest see on meeldiv või ebamugav info, mis ma näen. Aga tavaliselt inimesed ütlevad jah, et nad tulevadki sellepärast, et endale teha nagu paremaks. Ja kui ma näen, et keha kuidagi viltu, arutame, et mismoodi, et jah, ühes küljes, et võib-olla on trennid, võib-olla on sport, et sportlased ka käivad minu juurde, aga vahest lihtsalt see, et kotiga käime kuidagi nagu valesti või istume arvuti taga valesti, et lihtsalt mingisugune nagu meie elurutiinist väike tegevus, mis toob kokkuvõttes, et kõik tuleb ju kogunemisega, et mingi väike tegevus kohe nagu ehitab meie keha ümber. Ja meie keha on väga tark, et kui siin on viltu, siis meie puusad lähevad ka viltu selleks, et me saaksime kuidagi balansseerida meie maapinnal. Ja selleks, et me saaksime balansseerida meie keha nagu meie kõvera seljaga harjub ära ja ehitab kogu keha vastavalt sellele õudsa kujule terve keha, et me saaksime mugavalt käia. Ja kui me vaikselt hakkame nagu nende allikatega tööd teha kehas, siis keha vaikselt hakkab nagu tagasi oma loomuliku asendi minna ja parandatakse terve selgroo ja meie puusad ja meie kõndimise oskused. Ja jälle see ei ole viga, et mul keha viltu. See ei ole viga, see lihtsalt tagasiside. Ja kui ma võtan seda tagasiside ja tegelen sellega, siis kõik on võimalik parandada igal ajal, igal vanuses, igas olukorras on see võimalik on olemas. Sellest teemast me ka räägime klientidega ja sinuga ka siin eetris, sest see on ka üks teemadest NLP massaažis, kuidas saab oma kehaga ja alateadvusega tööd teha, et iseennast reguleerida ja selleks ei ole vaja uus elu alustada 1. jaanuarist või esmaspäevast. See on väga kergesti tehtav, et ma olen ka laisk nagu sina, et ma ei taha väga palju pingutada, aga tahan midagi väike samm teha selleks, et mul oleks kergem ja kohe tuleksid muutused ilma valuta. Nii, järgmine, mis ma tahtsin rääkida, et vahest tuleb nii, et see inimene, kes sinuga suhtleb, ta kuidagi nagu ebaviisakas, karjuv või räägib kuidagi nagu täiesti ebameeldiv inimene. Ja see ka pole paha, see lihtsalt tagasiside ja kuidas sellesse saab suhtuda. Et kui inimesele on hea, ta räägib sinuga lilledega, ta räägib sinuga hea sõnadega, et vaata, kui inimene on õnnelik, proovi teda solvata, ta lihtsalt ei pane tähele ja läheb edasi. Aga kui inimesel on valu sees, mingi pinge, mingid lahendamata probleemid, mis ta kas või ei viitsi sellega tegeleda või ei tea või kardab või on nii valus, et ta lihtsalt ei saa. Et kui inimesel on halb olla ja ta ei saa sellega hakkama saada, siis ta sülitab seda välja ja sülitab selle peale, kes temaga suhtleb ja annab seda neile, kes sai puudutada need õrnad kohad, mis on valusad. Ja mis sellega saab teha, et mitte solvada, aga vaadata, et okei, et ta ei ole halb, ta lihtsalt, tal on vist halb olla ja peaarst, psühhiaatri või psühhihaiglas ei hakka solvada oma patsientide peale, ta lihtsalt vaatab, et need on patsiendid. Täpselt sama sina, et kui keegi karjub või käitub kuidagi nagu imelikult, ei ole vaja solvata, et lihtsalt vaata, et okei, võib-olla tal on lihtsalt halb olla. Ja
vastupidi, kui keegi minuga suhtleb ja see teeb mulle valu, kuidas sellega ma saan teha või töötada. Et kui mul on valus, see tähendab seda, et keegi sai puudutada minu valusad kohad, mis ei ole veel terveks saanud. Ja see räägib sellest, et ma just sain seda võti, ma sain võti oma valu juurde, oma valu ukse eest. Ja see tähendab, et kui keegi tegi mulle valus, keegi ei tahtnud mulle valu teha, mina tundsin valu. Ja kui ma tundsin valu, see räägib sellest, et ma leidsin seda võti, sest meid juhib see, mida me aru ei saa, et see on nagu alateadvusest tuleb. Ja kui alateadvusest tulevad need juhised minu elu, et miks ma käidun, et ma alati üritan rahuldada oma alateadlikult ehitatud uskumused, väärtused, vajadused. Ma terve elu panustan sellele, et neid rahuldada. Ja kui mul oli kunagi valu tehtud ja ma tundsin valu ja sellega ma ei saanud kuidagi hakkama saada, ma peitsin seda sügaval hinges ja täna kellegiga suhtlen, kes puudutas. Ta ei tahtnud mulle haiget teha, aga mina tundsin, et see on väga hea, et see inimene aitas mind leida seda, mis tegi mulle valu, et edasi selle valuga saab juba tööd teha. Ja see ei tähenda, et on vaja uuesti läbi elada ja uuesti nutta või halvasti ennast tunda. Ei, see on juba, saab sellega teistmoodi tegeleda. Selle tänase kohtumise lõpus ma räägin, jagan sinuga need küsimused, need on väga lihtsad, aga nendega saab ise endale aidata. Et ei pea minna, ma ei tea, pika psühholoogilise sessioonidele, et saab ise endale aidata. Ja muidugi, kui spetsialisti juurde pöörduda, siis see on parem kui sõbrad, kes kuulavad sind ja nutavad koos sinuga, aga nad ei saa esitada neid õiged küsimused, mis aitavad sind nagu kiiremini sellest jamast välja saada. Et jah, sõbrad on head ja nad on alati toetuseks, aga selleks, et mingi mure ja probleemi lahendada, kui ise ei saa hakkama nende küsimustega näiteks, siis koos spetsialistidega saab lihtsalt palju kiiremini, kergemal viisil ja ruttu läbida seda, mis enam ei ole vaja. Mis ei arene sind, aga vastupidi tekitab sulle hinges mured. Nii, igaüks olukord meie elus, ta toob võimalus ennast arendada ja kasvatada, et iga olukord toob seda võimalus, sest kui midagi juhtub, ebameeldiv või meeldiv, siis seda saab kaasa haarata. Näiteks mulle ka väga meeldib massaaž, ma mitte ainult teen, aga käin ise massaažil. Mul on oma lemmikud, kelle juurde ma käin, aga ma aeg-ajal käin turul teiste juurde, et lihtsalt vaadata, mis turul toimub ja ma käin, jah, ma naudin, aga samal ajal ma käin nagu müüja, et ma uurin, mis turul toimub ja läbi kogemuse ma näen, mida head ma võtan kaasa ja millised näited ma ei võta ja ei tee kunagi ja nii ei tohi teha. Et see on ka väga selline nagu hea kogemus uurida, kuidas teised teevad ja iseennast veel paremaks teha, paremaks oma klientidele, paremaks, et tulemused oleksid head, kvaliteetsed ja efektiivsed, et me saaksime tehes koostööd jõuda eesmärkideni võimalikult kiiresti ja nii, et igaüks saab sellest kasu ja hea kvaliteedi. Ja tahtsin öelda, et
vigu pole, tagasiside on olemas. Meespiilus ma ütlesin, et mul on eeter, et ma olen hõivatud. Lapsele ütlesin, aga ma ei öelnud, kui kaua olen hõivatud ja nüüd igaüks piilub, et millal ma lõpetan. Et ei ole vigu, on tagasiside, ma pidin neile öelda seda periood, millal ma olen kinni nende jaoks. Ei ole vigu, on ainult tagasisidet. Nii, lendame edasi. Kui kehast rääkida, et jälle, nagu ma ütlesin, keha räägib kahte signaalidega, et kas on valus või on kõidi. See räägib sellest, et keha sees on mingi kinnine koht või pinge või mingi valuallikas, millega tuleb tööd teha. Ja kui peale massaaži näiteks sa lähed välja ja tunned, et ikkagi ei läinud paremaks, et ikkagi midagi on veel. See tähendab seda, et tuleb sügavale vaadata, et keha juba see on nagu lõpp-punkt, kus me näeme, et on mingi probleem. Aga ennem seda lõpupunkti tuleb kõik nagu ajust, et kõik meie psühhoemotsionaalsed tunned, mõtted, nad toimuvad kõigepealt nagu hinge tasemel meie peas ja juba siis nad näitavad ennast meie kehas. Ehk kui kehaga on midagi, kui keha midagi näitab, see räägib juba sellest, et mitte kehas probleem, aga sellel on allikas. Ja kui peale massaaži sa lähed ja ikkagi tunned, et on midagi veel nagu lõpuni lahendamata, siis tuleb vaadata sügavalt, mitte ainult keha tasemel, aga sügaval, et mis seal toimub, mis hinges on, mis sinu südames on. Või lihtsalt tuleb elurutiini muuta või vahetada oma spetsialisti. See võib ka olla, et lihtsalt haltuurne ja mingi mõttetu kuju, kelle juurde juhuslikult sa sattusid ja viga siin ei ole, see on tagasiside, et lihtsalt see on vale inimene. Ja aprillis meil toimub, ma teen selline maratoni, ta on väga kerge, aga väljakutsev ja selle maratoni ajal on meil võimalus kinnitada need teadmised, mida me praegu võtame ette ja vaatame koos see NLP massaažis, neurolingvistiline programmeerimine või kuidas iseennast saab nagu ümber muuta nii, et see töötab meie heaks. Ja see maraton on tasuta ja mis inspireeris mind, et ma aitasin ühe inimesele mingi dokumentidega. Aga see inimene on Ukrainast ja ta on üks rikkamatest inimesest ja ma aitasin talle mitte raha pärast, lihtsalt sellepärast, et ma tunnen teda ammu ja mul oli võimalus aidata ja hea inimene, et miks mitte. Ja see ei olnud mingi tasuline teenus. Aga tema ei jäänud võlgu ja ta andis mulle ühe oma triki või jagas minuga ja ta nii palju pühendas sellele, et edastada mulle seda, mis ta kasutab oma igapäevas elus, mis annab talle jõudu, edu, tervis ja kuidagi nagu hea elukvaliteet, mida ta teeb iga päev. Ja ta nii pühendas, et mul ei olnud lihtsalt teist võimalust seda vastu võtta. Ja ma mõtlesin, et kõigepealt ma seda proovin enda peal teha, mis ta soovitas. Ja aprillis me teeme koos sinuga seda koos, kes tahab, saab liituda. Ja ma juba näen, et see toob häid tulemused. Ja kuna me praegu vaatame või uurime koos, mis on NLP ja kuidas see toimub mitte ainult massaažis, aga ka elus, et see on ka võimalus aprillis need teadmised vaikselt, need semnekesed külvada, et nad arendasid nii, et me tunneksime ennast hästi ja veelgi parem ja väga kergemal viisil. Ma ei taha väga pingutada. Ma tahan elada ja naudida, aga
selleks tuleb tööd teha. Ja seda töö me teeme nii, et oleks mõnus. Lendame edasi. Kuidas need teadmised saab elus kasutada? Me rääkisime sellest, et teadmised NLP massaažis, et vigu ei ole, on olemas tagasiside. Massaaži kohta ma rääkisin, et meie keha räägib meiega kahel viisil, valu või kõdi, ja see on tagasiside, millega saab juba tegeleda. Teine variant, kuidas seda saab elus kasutada, mitte ainult massaažis, kui kellegiga suhtleme, et okei, kui vastik inimene ja ma tunnen ennast halvasti, et see on väga hea võimalus vaadata, mis teeb mulle valu. Mis teeb mulle valu, et ma niimoodi reageerin, et mis on see katkine hinge osa, mida ma saan parandada. Ma olen juba täiskasvanud, ma juba saan olla iseendale toetuseks ja ma saan seda parandada ja pai teha selle kohale, mis on valus. Ja see on hea tagasiside, et okei, tänu sellele vastiku inimesele ma sain võtmed oma hinge juurde, see, mis on natukene katkine. Ja ma suuteline seda ise parandada ja kui ei saa hakkama, siis ma tean, mis küsimustega ma tulen spetsialisti juurde, millised tulemused ma tahan, et ma saan sellest kohtumisest spetsialistiga. Sest iga kommunikatsiooni eesmärk on saada vajav reaktsioon. See oli meie esimese kohtumise teema. Ehk kui ma leidsin mingi valus koht hinges, ma näen, et mind ei ole piisavalt seda parandada, et mul on vaja spetsialist, siis ma tean, mis küsimusega, mis päringuga ma lähen spetsialisti juurde, milline tulemus ma tahan, et tuleks peale meie kohtumist. Ja see on 50% võidu, sest kui ma tean, mis mul valutab ja milline tulemus ma tahan, on jäänud vaid natukene teha, et seda korda saada. Nii, kuidas NLP teadmised kasutada elus? Esimene keha, teine ma rääkisin, et kui suhtleme teiste inimestega. Kolmas on ääris või tööl või oma professionaalsuse elus, et näiteks ma tahan, et ma saaksin nagu võtta kõrgema positsiooni. Ma tahan, et ma töötan kõrgemas positsioonis, aga minu loll juht ei näe, ei taha ja ei toetab mind. Ja see ka ei ole halb, see pole viga, et siin on lihtsalt tagasiside. Ja mida tuleb teha? Kas või vahetada töökohta, sest tõesti juht on loll. Tuleb iseennast parandada, sest minul ei ole piisav teadmised ja oskused selleks, et keegi omanikutest näeb, et ma saan nagu rohkemat firmale pakkuda. Või on vaja lihtsalt ennast nagu arendada ja oma strateegiat muuta, oma lähenemised muuta ja kogu see kokku saab mind viia kõrgemale positsioonile ja ma ei pea selleks pingutada, sest see tuleb loomulikult. Ja jälle ei ole vigu pole, et on olemas vaid tagasisided. Ja näiteks, kuidas veel saab seda kasutada, nagu ma rääkisin, et massaažil, et kui ma käin massaažil, siis ma enda jaoks vaatan kõik olukorrad, millega ma kokku puutun, kui ma lähen uue kohta. Kas see annab mulle uus kogemus, mida ma saan kasutada oma seanssidel või vastupidi, seda mitte kunagi ei tohi kasutada, sest see ei too kasu, ei too naudingu ja lihtsalt nagu viskab inimesed välja minu elust. Et jälle, et vaadata nagu müügijuht, mis olukord toob, et kas ma saan seda nagu endale kasutada või ei saa. Küsimused, millest ma lubasin, mida ma lubasin jagada sinuga, need on 3 ja nad on väga lihtsad, aga nad kattuvad väga suure struktuuri. Kohe räägin. Vigu pole, tagasiside on olemas. Ja kui tuleb mingisugune olukord,
milleks ma ei olnud valmis, kasutusjuhend sünnituse majas ei ole antud mulle selleks olukorraks, kuidas käituda, siis esimene küsimus, mida saab iseendale esitada, on see, mis see olukord toob mulle, mida ta üritab mulle näidata, mida ta üritab õpetada. Ja vaadates selle küsimusele, ma saan juba iseennast natukene nagu sellest nagu musta mustrist ennast viia rohkem arendava protsessi, et vaadata enda peale ja selle olukorra peale nagu kaugelt. Teine küsimus on, milline samm ma võin teha teistmoodi, kuidas ma saan käituda nii, et see toimiks edaspidi teistmoodi. Et kuidas ma saan muuta oma strateegiat, oma käitumised, oma oskused, võib-olla partnerid, muuta nii, et see tooks mulle rohkem kasu. Ja kolmas küsimus enda kohta, et see on keha, mida ma tunnen omas kehas, kus ma tunnen, kuidas see näeb välja. Ja ei pea otsida õiged nimetused, nad kunagi ei tule täpselt õiged, me oskame valetada iseendale, rääkimata sellest, et teistele valetame ka. Et mitte otsida need õiged nimetused, piisavalt sellest, et esitada endale, see annab mulle pluss või miinus, kas see toetab mind või see vastupidi nagu surub mind oma tujuga alla. Et 3 küsimused, mida see näitab mulle, mida see õpetab, teine, kuidas ma saan teha teistmoodi ja 3. punkt, et mida ma tunnen oma kehas. Ja see on kõige ausamad vastused, mis tulevad. Võib juhtuda, et kohe ei tule ja ei ole midagi, et anna ajale aega. Ja vastus kindlasti tuleb, sest selline nagu tellimus on juba esitatud oma aju ja sinu aju kindlasti vastab sellele, et kui sul on päring, siis vastus kindlasti tuleb. Ja vigu pole, tagasiside on olemas ja näeme sinuga edasi veel, jätkame uurida kõik need teised teemad NLP massaažis ja vaata jälgi story, siis ma postitan, millal me järgmine kord kohtume sinuga ja aitäh, et sa täna olid minuga. Kui on küsimusi, kirjuta selle video alla või saada mulle direkti küsimused ja varsti näeme.